Ja viimane saade, mis täna? Relationship teraapia. Just öeldi hetkel tüdrukud, ma ilmselt see on selle loo nimi, ma ei tea. Relationship therapy, Tuld Style, let's go! Täna me siis küsime tüdrukutelt erinevad küsimusi sellest, mis nad üldsegi arvasid sellest kõigest. Üldsegi, me lihtsalt laseme tüdrukutel rääkida kõigest sellest, mis asi see Tuld, mis täna on olnud. Ja nüüd, kuidas see neid on mõjutanud, kui me oleme seda siin nüüd teinud aprillist saadik, eks ole. Ja niimoodi on and off. Ja, aga ikkagi me oleme tegelenud sellega stabiilselt. Ja nii kohe küsingi, Kettel, mida sina arvasid selle hetkel, kui Martiga tulime selle jutuga, et me hakkame tegema igapäevast saadet? Mis olid sinu esimesed emotsioonid ja mõtted sellest? Ma mõtlesin, et kuhu sa selle asja mahutad oma kõikide muude projektide kõrval nagu. Ma olin nagu okei, jaa, davai, eks ma siis hakkan jälle iga õhtu mingi kella 10 kohtama oma elukaaslast. Aga oli siis ka nii hull või? No, arvestades seda, kui väga ma virisen, siis ta tõmbas enda graafikud niimoodi, et ikka kella 9 jõudis koju. Peab sul nagu, sest et mul oli see, et nagu Marti jõuab mingi 9 koju ja siis ta on mingi, kuule, et äkki vaata mingit filmi, pakun talle välja, siis ta mingi, ei, ma hakkan monteerima. Kes teeb nüüd, et neil on esmaspäevast reedeni hommikul iga päev video. Kolmapäeval, ma ei näinud, kolmapäevad olid need Audis täiesti. Mitte midagi ei tohtinud kolmapäeval panna. Zero. Nagu selles mõttes küll, meil oli kolmapäevad olid filmimispäevad, ma hakkasin alati hommikul pihta ja siis see läks kusagil poole päevani, et alguses oli nagu raskem natukene ka. Olete te tähele pannud mingit arengut nende videotes, kui te mõtlete esimest videot, mis te nägite meilt on ju, te nägite seda videot ka, mis nüüd just eelmisel nädalal tuli üles see proovivideo, et nagu mis on tulnud nagu, mis on muutunud sellest alates, kui me nagu esimene video ja nüüd nagu viimased videod? No nagu sest, et kui sa ütlesid, et nagu, et ja, et kas sa nägid vaata seda, mis eelmine nädal läks üles? Alguses ma vaatasin kõiki videoid ja nüüd oli lihtsalt see, et ma olen nagu selles mõttes nagu veitsa üle visanud. Ma nii mina kuulen, ma tean kõik videod, mida te teete. Ma kuulen, kui sa monteerid neid ja ma lihtsalt ma ei viitsi hommikut enam vaadata ka nagu. Lauri oli ka ükskord, ütles ka, et kuule, et sa vaatasid seda videot ja siis mingi, ma ütlesin, et ei, veel ei ole jõudnud fake fact. Esimene hooaeg oli ka samamoodi nagu täiega fun, oli huvitav vaadata, sest ma nagu eriti ei süvenenud sellesse, mis ta nagu, kuidas see protsess kõik käib. Et ma olingi nagu tavavaataja, et hommikul kell 7, kui ärkasin, panin endal YouTube'i mängima, aga aina rohkem tekkis seda, et ma hakkasin ise selles protsessis osalema ja nagu mõtlema koos neid saateideid ja ise ka osalema, et siis nagu kadus see huvi võib-olla vaadata ära. Ma võin täiesti ausalt öelda, et Kettel on väga-väga paljude saadete ideede autor, mis ma Martile tegelikult teinud olen. Täpselt samamoodi siin ka. Meil on nüüd nagu väga suur kahurivägi, nii et te tegelikult ei teagi, kui palju on mõjutanud neid saateid just need noored sammid. See, mis kommentaarides oli, see oli, ütleme, ikkagi täiesti nagu siuke softcore, mis toimus, et kodus sai ikka hardcore, nagu kuidas ei alastatud absoluutselt. Kui kusagilt mingi kaamera oli fookusest väljas, siis oli mingi amatöörid olete või, ise teete produktsiooni, suuda kaamerat fookusesse keerata või. Heliga oli mingi asja, siis ma olin Martiga mingi, mis mõttes teil on heli pekkis, nagu miks te ei kontrolli üle enne neid asju, mitte et me ise nagu paremini suudaks. Kõrvalt on väga lihtne rääkida, et see on valesti ja see on valesti ja see on valesti. Enne just arutasime, et nagu ma ei tea, kuidas me saaks hakkama, kui me Liinaga kahekesi peaksime siukest saadet. Mina ütlen ausalt, et mul on fun olnud. Ma arvan, et mul on ainult hea meel, et me oleme võtnud selle nagu, ütleme siis selle challenge'i ja teinud need kõik niimoodi ära, sest et meil on praeguseks hetkeks varsti mingi ongi üle 70 video. Meil on, meie videopank on praegu, ütleme, Eesti keskmise YouTuberi 2-3 aasta töö, mis me oleme ära teinud siis poole aastaga. Mul siis võib küll puhata korraks. Jaa, aga sellest me nüüd tegelikult räägimegi. Selle formaadi me paneme nüüd natukeseks ajaks puhkusele. Me lõpetame selle tootmise ära. Me tuleme uue formaadiga kohe varsti. Meil läheb, ütleme, arvan aega kusagil maksimum 6 aega, et see formaat... Me peame tellima tehnikat. Me peame tehnikat juurde ostma jälle ja meil tuleb uus formaat. See formaat on live, nii et me hakkame tegema tunniajaseid laive korra nädalas. Vaatame, kui me ilmselt katsetame läbi, vaatame, kas tund aega on piisav, võib-olla tuleb rohkem või tund aega tahaks ära saada. Tund aega võiks teha küll, ja see on pigem niisugune podcast, kus me jutustame, loomulikult te saate kaasa rääkida, aga mingil määral ikkagi on see, et me juhime nagu laivis saadet teile. Ja sinna tulevad kindlasti, meil hakkavad käima seal ka külalised ja selle võib vist ära öelda, et see laivi formaat tuleb pigem mõtlevale inimesele. Me räägime natuke tõsisematel teemadel, asjalikel teemadel seal, et me ei räägi seal tilulilu mingisugusest plurra-plarrast, mis aastal, mis laul välja
välja tuli ja kes kellega magada tahaks ja mingit sihukest teemat, et läheb natukene nagu sügavamaks. Ja loomulikult tasub ära mainida ka see, et meie vaatamise rekord on siiski saatel, kus tüdrukud tegid meile saate, nii et see, mida meie Martiga siin 8 teeme, tundub, et ei lähe väga inimestele korda, aga kui tulevad pruudid mängu, siis hakkavad viewsi rekordid lendama ja aga aitäh teile kõigile, kes te vaatasite meie Mis täna formaati. Me tuleme tagasi aasta lõpus kindlasti, sest et selleks hetkeks on meil kogunenud uusi ideid ja siis on ju jõulud asjad, et siis on ju tore rääkida kõikidest pehmetest väärtustest ja muudest asjadest, et lähme teiega siis juba loodetavasti kuu pärast. Ja võib-olla me tahaks nagu öelda ka seda, et äkki me ei jäta teid siin vahepeal kuivale, et äkki me mõne asjadel ikkagi poetame, mis me vahepeal Martiga teeme. Nii et stay tuned ja näeme teiega juba varsti, kui me varem ei näe, siis järgmine kord ikka näeme. Tšau! Tšau! See on nii loinakas, mida sa teed? What is this? See on see Hunger Games. No. Millega? Jah. Oota, kas see on nagu tehniliselt läbi siis nagu nüüd on ju? Jah, nüüd on tehniliselt läbi, aga nagu ma olen koju editimas seda kõike veel. Sorry, Liina.